Tervitused. Iga mingi aja tagant jõuan ma vaimselt sellisesse punkti, kus ma tunnen end äkitselt väga ebamugavalt. Ma ei ole enam see, kes ma olin veel veidi aega tagasi ja ma pole ka veel see, kelleks Jumal mind praeguses eluperioodis kujundamas on. Ma ei sobitu enam vanaga, kuid ma ei sobitu ka veel uuega. Jumal näitas mulle, et sellised perioodid on lävepakku perioodid ja need on vaimselt äärmiselt olulised. Mis on siis lävepaku periood? See on ülemineku periood. See on vaimselt üle uue ukse läve astumine. Me oleme liikumas enda jaoks mugavaks muutunud territooriumilt uude vaimsesse paika ja me ei oska sellel uuel territooriumil veel toimida. Need on paigad, kus me teeme eluliselt olulised otsused. Kas ma astun ühes Jumalaga tundmatusse ja usaldan teda selles paigas või ma astun tagasi oma mugavuse tsooni? Me oleme selles lävepaku perioodis nagu kuskil vahepeal ja see on väga ebamugav koht, kus olla. Selles paigas võib olla suur segadus ja tohutu surve, sest vaenlane teab, et me oleme liikumas edasi ja ta üritab teha kõik, et me jääksime sellesse vanasse kohta, kus me olime. Selles lävepaku perioodis on alati tugevad vaimsed võitlused, sest vaenlane ei luba meil edasi liikuda ilma, et ta paneks käiku kõik oma relvad. Selles uues paigas on vaenlasel vähem meelevalda meie üle, sest astudes üle selle vaimse lävepaku, jätame selja taha selle, mida Jumal meie uude eluperioodi ei luba. Mitmetel tuleb jätta maha oma lapsepõlve traumad ning traditsioonilised mõtteviisid, sest ühes nendega üle uue lävepaku minna ei saa. Need asjad peavad saama maha pandud. Mitmetel tuleb jätta maha hirm, mure, ebakindlus, usaldamatus ja mis iganes muu neid eelmisel eluperioodil saatnud on. Nende asjadega tuleb tegeleda, sest iseenesest need meie küljest maha ei kuku. Heebrea keeles on lävepakk saafal ja sellel sõnal on kaks vastandlikku tähendust, mis kirjeldavad väga täpselt seda, mis sellel lävepakul juhtub. Heebrea sõna saafal tähendab sõna-sõnalt lävel ootama, kuid see võib tähendada ka ära napsama. Seal me oleme, ootamas uue vaimse paiga lävel, kuuldes Jumala kutset sisse tulla. Samal ajal meelitab mingi kuratlik jõud meid tagasi, avaldades erilist survet meie edasiminekule. Hinge vaenlane ei taha, et me liiguksime ühest vaimsest toast teise, uuele tasandile ja seega ahvatleb ta meid alati kasvust eemale. Näib, et just ukse avades muutub ta kõige meeleheitlikumaks ja jõulisemaks. Vaenlane ei ole niivõrd strateegiline, kuivõrd reaktsiooniline. Seega on loogiline, et tegelik surve on lävel. Mitmed meist seisavad praegu sellel lävepakul. Kas astume edasi ühes Jeesusega või astume tagasi vanasse ning jääme sinna kinni? Uude astumine tähendab võitlust, sest vaenlane oma saaki kergelt käest ei lase. Uus tundub hirmus, sest see on meile võõras. Vana on küll kitsaks jäänud, kuid nii mõnigi ei soovi sellest lahti lasta. Kuid tegelikult ainus, mida meil keset võitlusi teha on vaja, on öelda jah Jeesusele, hoida temast kõvasti kinni ning tema kannab meid üle selle lävepaku. See on väga oluline. Vaimne koht, see on püha paik. Vaata, kui mitu korda ütleb Jumal meile Efeslastele 6. peatükis, seisa,
jää püsima. Ja ma loengi Efeslastele 6. peatükist salmid 11, 13 ja 14 esimese osa ja see on nüüd piibli laiendatud tõlkest. Ja see ütleb, pane selga kogu Jumala sõjavarustus, raske relvastatud sõdurirüüp, mille Jumal annab, et sa suudaksid edukalt vastu seista kuradi kõigile strateegiatele ja pettustele. Seepärast pane selga kogu Jumala sõjavarustus, et sa suudaksid vastu panna ja jääda kindlaks kurjal ohupäeval ning olles teinud kõik, mida praegune kriis sinult nõuab, jää kindlalt oma kohale püsima. Püsi siis, hoia seda maad, mille oled juba võitnud. Jumal ütles mulle veidi aega tagasi selle praeguse kursuse kohta, keda ma õpetan ja treenin. Me kõik, kaasa arvatud mina, et me oleme sellel kursusel sellepärast, et me soovime edasi minna. Meil on kõrini sellest, kus me senini oleme olnud, kuid nii, kui me otsustame, et nüüd aitab, ma murran end välja sellest piirangust ja lähen edasi, ilmub meie ette takistus, mis on nii suur, et see ütleb meile, kuhu sa arvad, et sa lähed? Arvad, et lähed edasi? Ei lähe. Marss tagasi sellesse kasti, kus sa üritad välja ronida. Kuhugile sa ei lähe. Ja me ei pane nagu tähelegi, kui ütleme sellele takistusele, okei. Jah, ma näen, et see edasiminek on ikka liigne pingutus. Ma istun parem tagasi sellesse kasti, kus ma kinni olin. Ja me ei liigugi edasi sellesse, mis Jumal meile jaoks valmis on pannud. Me arvame, et me ei jaksa võidelda. Nii mõnigi arvab, et vaenlane on suurem ja tugevam. Või siis, et see võitlus on liigne pingutus. Kahjuks ongi paljud kristlased jäänud kinni sellesse kasti. Nad on alla andnud ja nad on leppinud oma kasti eluga. Vaatamata sellele, et Jumal kutsub neid edasi astuma, tõotades, et kui nemad alla ei anna, siis tema kannab nad üle selle lävepaku. Just lävel endal vahetult enne läbimurret võib see surve mõnikord tunduda üle jõu käiv. Kui sina oled selle lävepaku perioodis praegu ja sa tunned, et sul on vaja abi selleks, et minna edasi, siis ma saan sind aidata. Sest Jumal on andnud mulle võidmise selles perioodis aidata neid, kes vajavad abi selle lävepaku ületamiseks. Ma olen septembris alustamas uue kursusega, intensiivse 3-kuulise kursusega, mille soodushind on 75 € kuus ja see hind kehtib vaid paar nädalat. Enne septembri algust läheb hind tagasi oma tavatasemele ehk 99 € kuus. Küsi Jumalalt, kas tema soovib, et sina liitud selle kursusega. Vahel me mõtleme, see hind on liiga suur, ma pusin parem ise, üritan ise ja tulemuseks on ikka jälle see, et sa ei liigu mitte kuskile. Kui Jumal soovib, et sina liitud selle kursusega, siis on tema vastutus sellega sulle varustada. Kui Jumal juhib sind selle kursusega liituma, siis tee seda, sest sellisel juhul on see Jumala valitud tee sinu uuele tasandile tõstmiseks. Kas sa oled valmis astuma üle lävepaku sellesse uude, mis Jumal on sinu jaoks selleks eluperioodiks valmis on pandud, või istud sa tagasi sellesse kasti, kus sa senini oled olnud? Valik on sinu. Kui sa soovid edasiminekuks abi, julgustust, inspiratsiooni, jumalikku tarkust, saada mulle sõnum Messengeris või emaili teel eve.juurik@gmail.com. Ole südamest õnnistatud ja tea täie kindlusega, et sinu taevane isa armastab sind.